kui see siinane tõeline lugu sündis, mis on kirjutud nende lehtede peale, oli Hiiumaal Suuremõisa pärisärraks veel riigimarssal Jacobus de la Gardie, kelle teenistuses oli üks osav ja kõiksugu metsaasjus välja õpetatud metsavaht nimega Priidik maarahva soost. Tema õnn asus Aavasoo kõrtsi lähedal, laia Luhaneidu serval, mis krahvi käsku mööda oli isepäinis suurte hundiajude jaoks hoitud. Sest nendel aegadel oli hundisugu ka Hiiumaal üpris heitumatuks läinud, nõnda et metsavahid panid sagedasti toime suuri hundijahtisid ning Rootsi kroonu ahvatles rahvast hundi tapmisele, suurt taparaha lubades. Aga suurt abi sellest ei tulnud, sest nõnda palju sigines kiskjaid, otse kui oleks seal saatana kavalus kaasa aitamas olnud. Ja tuntide algmine on kuradist, sest eks ole ju kuratise arhiluupus ehk maakeeli peasusi, ja kes ikka on olnud nõidade sulased, siis ei olnud midagi imeks panna, kui inimese lapsedki hakkasid huntidena ümber jooksma ja huntide tegusid tegema. Aga kui mõni ebausklik peaks kahtlema, kuidas seesugune asi võimalik on, siis lugegu eneseõpetuseks, mis on kirja pannud ja trükki andnud Philosophus Pomponatius ja Theophrastus Bombastus Paracelsus ja Thomas Aquinas ning mis ka Ancura Consilium anno 381 oma otsuses on teada andnud. Seepärast hoidkem silmad lahti, et ükski kristlane issanda karja hulgast ei laseks ennast mässida püünise sisse, mis saatan oma kurjuses on pununud. Asi see küll täna oli. Lambad pole pesemisel kunagi nii rahutud olnud. Hoidsid aina üksteise ligi, nagu oleks hunt võsas varitsemas. Kurja, ei halvat julge päisepäeval seal ammast näppama tulla. Aga ehk olla kuni libahunt võsas, et mõnda ramusemat lammast karjulikust välja varitseda. Ära see libahundi nime küll suhu võtta, muidu ongi teine kohe karjas. Aalo, kaua sa seal neid 4 lammast pesed? Tule, meie tõmbame kuivad riidad selga ja hakkame minema. Rahu sa siis aru ei saa, et Aalo tahab lammastega üksi jääda. Kui Aalo tahab kellegagi üksi jääda, siis on see metsavaht Priidik. Kui Aalol parajasti Priidikut käepärast ei ole, siis silitab ja heilitab ta oma lambaid. Küll te olete nagu hundi kutsikad Aalo kallal. No. Kas Aalo on süüdi, et ta meist mõnele mehele rohkem meeldib? Meist meeldib. Võite Aalo peale kadedad. Kadedad. Ja mille pärast see Priidik siis ära ei ole. Kust koha pealt ta teistest meestest magusam on. Aga mina tean hoopis seda, kust koha pealt Aalo teistest tüdrukutest teistmoodi on. Eks sa ütle, kui sa tead. Ei ütle. Aga näidata võin küll. No näita siis. Näita jah, kust kohast ta teistmoodi on. Näitangi. Tasa. Aalo tuleb. Pange nüüd hästi teraselt tähele. Aalo parema rinna kohal pidavat olema pruun märk, nagu pisikse öölipika tiib.
mida tulekirjaks ehk nõiamärgiks kutsutakse. Seesugune julgus võiks sul elu maksta olla. Oleks päise päeva ajal siin mereääres julgenud mulle kallale kippuda. Sa ei kartnud siis tuud? Kartsin küll. Aga keegi pidi ju lambeid kaitsma. Ma siiski hoiatan sind, Aalo, selliste vägitükkide eest, kus sa lammaste huntidega üksinda vastamisi seisad. Ja seepärast teen ma täna sinu kanguse lõpu peale. No, kuidas sa seda teed? Ta saatis mulle käsu järele. Tere. Sä tulit ka graafian rajoittuille vai? Nagu näed. Ei tea, kas graafi ja raatena enam johtale võtabki. Oled kaua oodanud? Jaa, kaua. Poole hommikul saati juba. Täna vist ei maksa enam graafiarrat oodatagi. Tulen mõni teine kord uuesti. Kas arvas? Aga meil üks tee. Tuled ehk? Ei tule. Mis sa jääd siis ootama? Jään ootama. Ei, ma siis ootan ka. Mul hulk raha kaasas. Hakka mõni teine kord jälle uuesti tulema. Tõid päris järele rendiraha? Jaa. Rendiraha, jaa. On sul suur rent? Teadagi, et suur. No ja ka see, kellel palju sisse tuleb, eks see võib hivakene rohkem välja ka anda. Nii et ikka parasjagu endale ka jääb. Tulge sisse. Kumb teist enne oli? Mina olin enne Aulik graafiarra. Tulge mõlemad korraga. Räägi oma asi ära, kõrtsmik. Ma tulin Aulikule graafiarrale rendiraha tasuma. Rendiraha. Minu teada peaks sul selle rendiraha tasumisega veel aega olema. Seda küll Aulik graafiarra, aga
mul oli muud asja ka. Siis ma mõtlesin, et üks tulek. No, räägi siis see muu asi ka ära. Mul oli auliku Krahvjärraga kunagi juttu, sest Aavasoo kõrtsi äraostmise asjas. Ma ei ole seda asja veel lõplikult otsustanud. Ma mõtlen järele, oota. Küll ma sulle ise oma otsuse lõpuks teatavaks teen. Rahvas käib kaebamas, et hundisugu olevat viimasel ajal Hiiumaal üpris heitumatuks muutunud. Tungivad taludesse, viivad lambad laudast, koerad õuest, on nendel kaebamistel ka tõepõhja all. On küll, Krahvjärra. Kas Suuremõisa metsavahid on kiskjate hävitamisega hooletuks muutunud? Seda küll mitte, Krahvjärra. Oleme tihti ajujahtisid korraldanud, millest Krahvjärra kõik metsavahid on osa võtnud. Ja oleme neid allvatisid ka suurel hulgal hävitanud. Siiski sigineb neid kiskjaid viimasel ajal sel kombel, nagu oleks selleks saatana kavalus kaasa aitamas. Ja kahtlemata on ka kurjal vaimul selle kurja loomatõu sigimisel oma osa, sest nagu me tarkadest raamatutest võime lugeda, pole ka kurat ise keegi muu kui arhiluupus ehk peasus ise. Rahva hulgas on arvamine ja nõnda on ka Pühalepa õpetaja kiriku kantslist mitu korda teada andnud, et allvattide nii suurele siginemisele aitavad kaasa libahundid. Jaa, sest libahunt ehk lisantroopus, nagu teda õpetatud raamatutes ladina keeles nimetatakse, on üks eriti kaval ja verejanuline kiskja. Kas on tõsi, et neid pidavat ainult õbekuulidega surmata saada? Jaa, see on tõsi. Kas ei peaks siis neid õbekuule metsavahtidele välja jagama? Nõnda, et ka libahuntidel ehk nõnda nimetatud lisantroopustel mingit pääsmit ei oleks. Jaa, aga sellest ei oleks suurt kasu, armas Priidik, sest metsas on nad ju kõik ühte nägu ja ühte karva. Ja pealegi kohtumehed selgitavad need kuradist kiusatud õnnetud hinged välja veel enne, kui nad lõplikult näiduses alavõrkudesse kinni jäävad. Nõnda, et kõik metsavahid peavad hoolikamalt ja tihedamini hundijahtisid korraldama. Seda saab Krahvjärra käsul ka edaspidi tehtud. Sina oled minu metsavahtide peamees ehk ultima silvarum. Ja ma panen hundijahtide läbiviimise sinu peale. Sa oled ju igati välja õppinud mees, nõnda, et huntidel ei tohi enam kuskil asu olla. Nõnda, võid nüüd minna. Peale selle ma tahtsin juba ammugi ühe iseäralise palvega auväärt Krahvjärra poole pöörduda, kui Krahvjärra lubab ja võtab vaevaks mind ära kuulata. Räägi, Priidik, mis su südant vaevab? Siin Suuremõisas on üks tüdruk nimega Aalo. Julgesti, Priidik. Ma olen näinud teda teiste tüdrukutega vee ääres lambaid pesemas. Ma panin tähele, et see tüdruk ei käinud lammastega sugugi mitte nii hoolimatult ümber kui teised naispooled. Ja? Ja siis ma arvasin, et ta ka oma meest nagu üht talrekest või last hoidma hakkab. Ja pealegi ta ei karda metsa ega metsaelajaid. Ja? Ja ma olen näinud tema julgust, kui ta lambaid kaistes huntidega silma vastu seisis. Seda oled sa hästi tähele pannud. Ja ta on sinuga nõus ja ühel meelel? Ja ta on minuga nõus ja ühel meelel. No, aga siis ei keela ka mina teil oma
õnnistust. Ja sa võid pühalepaõpetajale auväärt Olav Nikolaevus Dunkanile sellest teatada, et ta võib teid kantslist maha kuulutada ja lõpuks, kui aeg on käes, siis ka kristliku kiriku pühasakramendi kohaselt paari lauletada. Ma avaldan oma kõige suuremat ja sügavamat tänumeelt auväärt Krahvjärvele. Auväärt Krahvjärve. Mis sul veel on, kõrtsmik? Mul oleks veel midagi ka omavahel, kui Krahvjärve seda lubab. Hea küll. Olgu siis pealegi omavahel. Mul on Suuremõisa Krahvjärve ühe neitsikese peale silme kindla meele ja otsusega pidama jäänud. Nõnda, et sina ka tahad ühe minu vagadest neitsikestest endale kaubelda ja kõrtsemandaks koju viia. Ma mõtlesin küll nõnda viisi, kui Krahvjärve seda võimalikuks peab. Ja kelle siis sina minu vagadest tallekestest endale välja oled valitsenud? Mis on ta nimi? Ta nimi on Aalo. 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 Või Aalo, jah. Vaata, egas mina poleks sulle teda keelanud, kui sa oleksid esimene küsija olnud, aga just praegu vähekese aja eest küsis metsavaht Priidik ta enesele naispooleks ja ma lubasin. Et metsavaht Priidik. No aga sa valitse endale mõni teine neitsike, kes pole kõrtsemandaks vähem sobilik. Mul siin Suuremõisas neid ikka jätkub. Valitse välja ja tule uuesti jutule. Hea küll. Ma valitsen siis mõne teise, kellel ei ole nii suurt imu metsa poole. Kõrts on lageda peal ja kiriku külje all. Ma tulen siis mõni teine kord uuesti, kui ma olen sobiliku leidnud. Ega kulunud rohkem kui pool ajast aega ning sellest Kassarisaare piigast nimega Aalo oli saanud juba Suuremõisa metsavahi Priidiku abielunaine. Ja Aalost ei võinud keegi öelda laitvat sõna, sest tema oli virk ja kommete poolest tasane nagu murumaa, nõnda et keelepeksjate ja külarapukate veskis polnud rohkem vett kui saarte jõgedes suvisel ajal. Nii mõnigi, kes teda nägi, nimetas oma südames metsavaht Priidikut õnnepojuks, kes seda tasast ning üpris kaunist naispoolt enese omaks võis kutsuda. Juba kuukelaulu ajal võis Aalot näha õues ja laudas toimetamas. Ta oli kaevul, keerutas käsikivi või talitas laudas lambaid. Igal hommikul saatis ta Priidiku tööle. Ja kui Priidik õhtul koju tuli, märkas Aalo seda juba kaugelt ning jättis käsil oleva töö sinna paika. Ja mõnikord, teades Priidikut koju tulemas, jooksis Aalo talle isegi kaugele metsarajale vastu. Sel kombel oskas ta alati oma meest koduteel rõõmsalt üllatada.
suvel, kui metsavaht Priidik ja tema noori Kaalo olid juba ligi ajast aega abielus olnud, pandi Suure mõisas taas suured hundiajud toime. Nõnda kui Suure mõisa krahv Tüla Kardi oli seda oma metsavahtide käest nõudnud. Siis oli Kaalo nagu kõik teisedki Suure mõisa naispooled ja tüdrukud läinud koos Priidikuga seda hundiaju kaasa tegema. Ja nagu suurel pidupäeval olid paljud naispooled pannud selga oma paremad riided. Aga kui Aalu nõnda oma täies pidurüüsi jooksis, siis ei aimanud ta püünist, mis oli asetatud tema teele. Ta oli elav ja rõõmus otse kui ema hirv ja tema kaunis nägu oli rõõmuks inimestele. Aga siis, kui Aalo nägi, kuidas mehed ühele põrgu kutsikale otsa peale tegid, harjatas ta mis äratas kõikides suurt imestust. Et seda sündmust oli juba kaua ette valmistatud otse kui ühte avalikku pidu, siis oli Aavasoo kõrtsmik maarahva jaoks õlut ja vürtsitatud viina muretsenud ning veel pillimehegi kutsunud, sest pärast hundiaju pidi hundid peietel ka tantsitama. Need olid suure hunditapu peied, kust võtsid osa ka naispooled lastega. Ainult metsavaht Priidiku naine ei olnud nende hulgas. Kuule, Priidik, miks sa oma noort naispoolt hundipeiedele kaasa ei võtnud? Kas pidin võtma või? Istus. Või Aalo siis meie seltsi nõnda väga himustabki. Kus iluaset võtnud, sinna teeb ka uhkus endale pesa. Ja iskin Aalot metsas hommikul huntisivõsast välja kihutamas. Ta jooksis tihti ajajad eesotsas, oli neist kõige julgem. Kas tõesti? Aga kas sa ka seda tähele panid, kuidas ta enese hundi aju jaoks välja oli ehtinud? Kellele ta seal siis meeldida tahtis? Ega sa ometi arvate mõnele kenale suurte kihvadega metsakutsule? Joo. Kuule, kas on täna mingi mure või? Pole mul miskit muret. Seda arvan minagi. Mitu teis kisket meid Hiiumaa metsades ära evitatud. Suure mõisa krahviherra jagab sulle selle eest aupalgaks kiitust, aga võib-olla isegi raha. Joome sellest kiitusest või rahastki. Kui need jutud. Ah, joome, Priidik. Palju, mis räägitakse. Sina said endale hea, ilusa naise. See on kõige tähtsam. No ja ega krahvijärra ei oleks ju Aalot minulegi keelanud, aga no kes ees see mees, joome, Priidik. Aga seda mina sinule ütlen, Priidik. Kui siia Aavasoo kõrtsi
juhtub tulema mõni kirjajutu tegija, vot siis materdan mina teda just nagu üht ussi Soometal. Ja kuule, lasengi noorte meil ei aasta midagi. Viimaks ometi tulid. Miks jäid sa nõnda kauaks, Priidik? Aga miks sina koos minuga hundipeiedele ei jäänud? Nagu kõik teised naispooled. Seda pandi väga imeks. Mulle tuli metsas äkisti meelde, et hommikul unustasin lambanõud uksehaaki panemata. Sellepärast ruttasin pärast hundi aju kiirelt koju. Mõned olla kuulnud su karjatust, kui üks suur hunt püünisvõrku sattus ja mehed hakkasid talle odadega otsa peale tegema. Seda oli tõesti hirmus pealt vaadata. Kuidas mehed mitmekesi seda võrgus visklevad vaest kiskjat odadega. Ma vist tõesti karjatasin. Nõnda või teisiti, ega sa oleksid pidanud koos minuga hundipeiedele jääma. Nagu kõik teised naispooled ja tüdrukud. Oleksid pidanud. Seda pandi väga imeks.
kummatigi hoidis alusel suvel pärast seda suurt hundiaju soo peale ehk kaugemale metsa minemast. Otse kui oleks seal teda mingi hädaoht varitsenud. Sest tema polnud ristimise tõotust veel täielikult unustanud, vaid pühitsetud veemõju kaitses ikka veel tema hinge. Aga kuigi tema nii kaua oli viibinud hirmu ja himu vahel, siis küpses tema igatsemise tules nagu vilipäevliku käes selle tunni jaoks, mis pidi tulema. Sest hunt, keda Aalo jahi ajal nägi vereses hinge heitmas, ei himustanud mitte õhvasid ega lambaid, ega ka mitte noori varssasid, vaid tema püüdis ühe noore kauni naispoole hinge ja ihu enesele saagiks, sest tema oli põrgu saadik. Ja see roojane vaim oli sest aast peale Aalosse tulnud ja lõõtsus temas otse kui tule leekimist tema veres, et tema peaks nüüdsest peale saatana tahtmist täitma ning oma väljanägemise hundi kuju järgi muutma. Mis on, naine? Mul on hirm. Mispärast sul hirm on? Ma ei saa unesegi ilmsiika oma silmadest ära seda hirmsat hundi tapmist. Kas sul ikka see veel meeles? Mis saan ma sinna parata, et see mul ükskord ometi meelest ei unune. Isegi magades ei saa ma sellest lahti. Ma näen unes ainult metsakutsusid. Mõnikord hüüavad nad mind nimepidi. Nagu inimesed. Täpselt nagu inimesed. Täna öösel nägin jälle ühte iseäranis imetavalist und. Räägi ka minule seda unenägu, naine. Räägi. Kuulsin jällegi metsakutse tolgumist. Ja seekord oli see nagu appi kutsumine. Siis korraga jooksin mööda sood, hüppasin mättalt mättale ja jõudsin Soosaarele. Ja mind ümbrites suur hundikari. Aga nad ei julgunud ega näidanud mulle lõrisedes oma kiivasid, vaid. Ja siis? Räägi. Ja siis? Ja siis ärkasin. Ärkasid siin, minu kõrval voodis. Kus siis mujal? Su keha oli külm nagu jää. Mu käsi ööse su külge puutus. Käisin öösel korra väljas. Ehk sellepärast.
hakkasin lammaste märgimise peale ja läksin vaatama, et kas jälle mõni metsakutsikas. Hea küll. Ainult pea meeles, Alu. Ära seda unenägu kellegagi edasi räägi. Hoia selle eest. Tere! Jätku leevale. Jätku tervis. Istu. Mis haava sul ka kuuluks? No, nii ühte kui teist. Ja rahvas kaebab, et pärast seda suurt tundiaju on kiskjad iseäranis vereimuliseks läinud. Just nagu saatan ise neid kätte tasumisele kihutamas. Nõnda see lugu tõega näitab. Hundid lähevad verejanuliseks ainult siis, kui neil metsatoidust puudus kätte tuleb. Nüüd tuleb välja, et kui hundil on kõht tühi, siis tohib tema oma kõhu lambatallasid, õhvakesi ja varssasid täis toppida. Ka hunt tahab hinges olla nagu kõik elav, mis Jumala poolt loodud. Naine, ära sina selle metsloma puhul küll Jumala nime suhu võtta. Näri kuoksi ja muud metsarisu. Ja natuke ennast nagu orav kuusöömänni käbidest. Hunt on ju loodud liha sööma, nagu palju teisigi metselaid. Liha sööma. Karielajaid murdma ja nende verd jooma. Üleb järgmisel sügisel, kui esimene lumekirve maha tuleb. Korraldame uued hundiajud. No, seda annab oodata. Aga mis niisuguste metselajatega peale hakata, kes öösetegi suuvad hundi kombel loomi, aga päeval elavad inimese kombel. Selle kohta ei oska ma sulle küll mingit nõu anda. Aga kuidas neid päris huntide hulgast ära tunda ja kinni püüda? Ma olen selle koha pealt suure mõisa pärisõra käest ka selgust nõutud. Aga tema ütles, et libahuntide äratundmine ja kinnipüüdmine on kohtumiste asi. No ta nüüd küll, aga kui palju kurja nad jõuavad vahepeal ära teha? Aga minul läks vist küll täna öösel õnneks üks seesugune saatana pruut. Küll mitte päriselt kinni püüda, aga vähemasti ära märkida.
Kõnele. Kõnele, kõlsmik. Täna öösel viis üks emane Alvaid minu kõige parema lamba minema. Kuidas see juhtus? No kuulsin tarast mägimist. Läksin vaatama, nägin suur emane kiskja minu lammaste kallal. No siis panin mina üpris nobedasti oma püsiluku palgesse, sellesama, mis mul siin kaasas on. Ja sihtisin kavalat kiskjat, kui see parasjagu üle kivi aia hüppas lammas seljas. Ja nägin siis, kuidas ta tagumis paremat jalga lambates tehnikusse kadus. Mille järgi sa arvad, et see üks libahunt pidi olema? Ei ole ju varem kuulda olnud, et üks päris huntama looma aruga oskas rauast tangi ukse eest ära tõsta. Ja nagu sa ise tead, ega hariliku püssikuuliga libahunt ei tapa. Aga kui pihta trehvab, siis pidi veritseva küll järele jääma. Nii et praegu peaks Hiiumaa peal küll vähemasti üks naispool oma paremat jalga lampama ja salamisi oma aavu ravitsema. Ja nii et nüüd ei ole muud vaja, kui tähelepanelikult vaadata ja libahunt ongi käes. Ja et sinul, Priidik, minu jutuajamises kahtlemist ei oleks, siis kutsus ma sind enda koos Aavasoole, et sa näeksid oma ihu silmaga seda rauast latti minu lambalauda ukse taga, millest ühe isepärase hundi jõud ja mõistus täna öösel üle käis. Tule, lähme metsa, Priidik. Mul hommikul metsas muud tegemist. Aga ma tulen Aavasoolt päeva peale läbi. Hea küll, aga tule tingimata. Ilmtingimata. Näib sedamoodi, et sa oled ikka veel endist viisi kõrtsmikule meelepärane. Miks sa seda arvad, Priidik? Ta ei saanud ju sinult oma silmi pööratud. No mis sa nüüd seidad seal sedasi nagu üks soolasammas? Tule pane mulle midagi toidupoolist kaasa. Lonkad on jalgad, aine? Jah, väike. Kuidas see juhtus? Komistasin eile õhtul kaevu ääres. Komistasid? Oma parema jalaga? Jah, pime oli ja ma ei näinud ja lõin jala vastu teravat kiviserva. Oma parema jala? Jah, oma parema jala. Aga õhtul sa ju ei longanud. Lonkasin ikka, aga sa ise ei pannud tähele. Kuidas ma seda siis tähele ei pannud? Võib-olla sellepärast, et ma õhtul nii palju ei longanud. Nüüd hommikul annab rohkem tunda. Näed, vaata. Ravitsema haavu ruttu terveks. Ruttu.
ja kõigest oli selvesti näha, et saatana nool oli seda õnnetud naispuhid juba tabanud ja nõidus sel kombel tema meelt seganud, et kurjad vaimud põrgus üpris rõõmustasid, sest nad olid oma saagi ümber piiranud ning võit ei olnud enam kaugel. Aga metsavaht Priidik ei olnud oma lootust issanda ja püha sakramendi abi peale päriselt kaotanud, sest oma südames ta väga hoidis ja armastas oma naist. Ikka ei tahtnud ta veel tähele panna saatana märki oma naise kaunil kehal, ehkki oli seda juba mitu korda näinud. Ta oli üle pea armastuse paeladesse kinni jäänud ning pani lukku oma kõrvad rahva hoiatuste eest. Ja oli unustanud, et palge ilu on sagedasti saatana sööt. Nõnda kui õpetab juba tark siirak. Pööra oma silm ära ilusa näoga naisest, sest naise ilu läbi on mitu eksinud. Aga Aalo, metsavalt Priidiku naine, oli juba selle vägeva kurja vaimuga ühte saanud, kes oli ta hundi kujul endale välja valitsenud. Nõnda, et tema oli kui üks nende seast. Peida kihvad ja tõhvad. Mine metsa, metsakutsu. Kas sa nii kaua üleval oled, naine? Kartsin. Hundid olid jälle lambalauda ukse kallal. Ajasin nad sealt minema. Tule, Priidik. Sa püüdsid küll eelmisel korral, kui Avasa kõrsmik siin käis, kolde juures paigal püsida ja oma luukamist varjata. Siiski oli ta seda ära märganud. Eks sa öelnud talle, kuidas see juhtus, et ma kaevu ääres? Ütlesingi. Aga ta ei võtnud seda tõeks. Ja mida tema siis tõeks võtab? Nüüd sina olid see, kes vist laudast ära tema lamba. Issand, tule mulle appi. Siis ta räägib seda ka teistele. Lubas, et ei räägi. Lubas. Aga oled sa kindel, et oma lubadust peab? Peab küll. Ma sain ta suu kinni sellega, et maksin talle lamba eest hinna, mida ta nõudis. Nõnda, et sina ka. Samuti nagu kõrtsmik. Ma ei ole sulle öelnud, et mina ka. Aga suu kõrtsimik mul ma ju kinni toppima pidin. Priidik,
Priidik, mu kallis mees. Kuidas tahan olla sulle ustav ja hea naine. Sõnakuulelik ja vagune nagu vesikaane. Aeg on juba nõnda hiline, Priidik. Sina võid kauem magada, aga mina pean hommikul vara laudas loomad tähitama. Vaevalt nägi all, et tema mees Priidik oli unesse vajunud, kui tema juba oma veres libahundi himu tundis, mis päevaajal oli maha surutud ning nüüd öösel meelevalla sai. Ja nõnda siis juhtuski, et ööajal, kui metsavaht Priidik oli unehõlmas oma naise kõrval päevast väsimust välja magamas, mõtles Aalo oma öiseid mõtlemisi ja tegi öiseid tegusid. Räägitakse ühte ja teistpidi. Kas keegi on teda silmast silma näinud? Jah, üks Agaste mees näinud üht naispoolt soos jahikorteest jooksmas. Aga enne kui koerad saanud talle säärdaga ratta, jõudnud ta endale hundi naha selga tõmmata ja tihnikusse kaduda. Kaks ilusti vist kõnelnud, et soend metsas nende juures käinud leiba küsimas. Kuidas ta küsis? Kas inimese keeli või hundi kombel uludes? Selle peale ei tea kindlalt vastust anda. Aga libahunt olevat üpris meeste lähedale tulnud. Ja nad tundnud libahundi ära. See olnud tõepoolest metsavahi Aalo. Või ära tundsid? Kas tõesti tundsid ära? No jah,
Eks olnud ju Alolgi alati pisuke hõbe sõlg rinna kohal, nagu sel libahundil olnud valge plekk kurgu all. Näe, Priidik! Need mehed just siin parasjagu räägivad, et hundid oled jälle mitmel pool õhvasid ja varssasid maha murnud. Kuulsin jah, et murravad. Kaebusi on mitmelt pool. Nagu mu isa oma vanaisa jutust teadis, olevat hundid tema eluajal leppinud elamisega Ristne ja Kõppu laantes. Nüüd on nad aga oma pesapaigad teinud Kõrgessaare kuusetihnikutesse. Vanasti kargas hunt lammaste või õhvode kallale üksnes siis, kui nälg tema siisikonda vaevas. Aga nüüd murravad mitu korda rohkem kui süüa jõua. Mis teha? Suurema hundijahiga tuleb oodata sügiseni, kuni sood hundi käppa kannavad. Esimene lumekirmeti jäljed kätte näitab. Mis need hundijahidki aitavad, kui libahundid oma mõistuse ja kavalusega on astunud saatana teenistusse. Aga aitaks ehk see, kui mõned mehed oma silmad oma naispoole toimetustel rohkem peal hoiaksid ja nende mesimagusaid sõnu liialt ei usuks. Kus sa oled olnud, naine? Kus sa tuled? Olin laudas hommikust jagu loomi talitamas. Kas ei olnud mitte enne keskööd, kui sa mu kõrvalt asemalt tõusid? Ei olnud. Tõusin esimese kukelaulu ajal. Eks ole, ma ei alati tõusnud sinna sind ja loomad talitanud. Aga kust on tulnud sinu juustesse
niisketes sooporsse tengu. Käisin korra soo ääres ja korjasin sookaelumarippe, et nendest rohtu keeta. Sa juba valetad, naine. Võõras ning vägev on see õng, mis sinust uhkab. Nagu oleks mu kõrval metsakisuja, aga mitte noor naine. Kus sa käisid? Ma ju ütlesin sulle. Ega sa ometi ööseti libahundiks jookse, naine. Sa tulid õhtul kõrtsist ja olid purjus. Viinauim ei ole sul veel peast lahtunud. Sa sonid. Libahuntidel olevat nõiamärgid ihu peal. Kui ühte naispoolt magamise ajal kotinõelaga sinna kohta torgata, siis ei ärkavat ta mitte üles, sest et sooendi keha on selle koha peal tuim ega tunne valu. Tõsi jah. Sel kombel olevat kätte saadud ka Valber, see naine Temla külast. Kui timukas kohtumeeste käsul tema pöidlad kruvi vahele käänanud, siis oli Valber oma libahundis käimise üles tunnistanud. Aga ta oli ütelnud, et kui mind nüüd vee katsumisele veetakse või tuleriidal põletatakse, siis peab tõesti küll veel teisigi koos minuga koos vee katsumisel vedama ja tuleriidal põletama. Need on küll ühed kurvad asjad risti inimese kõrvadele kuulda. Mida peaksidki tema sõnad tähendama? Eks seda, et Valber pole ainus libahunti Hiiumaal, vaid et ka teisi naispooli Hiiumaa soodes ja laantes soendiks jookseb. Aidaku meid, issand jumal. See sinane maailm on sandikombel viltu nagu musta peksuree katus. Ja kõigi loodud asjade ots on käes, kui inimese lapsed metselajatena ringi jooksevad. Mehed peaksid uurima oma naiste sünnimärke, mis tõeliselt tähendavad nõiamärke. Ja siis pole muud kui kotinõelaga seda sünnimärki torgata. Ja kui siis naispool valu pärast üles ei karga, siis on libahunt käes.
Mina, et sina olid see, kes viis kõrtsviku lamba. Priidik, kallis Priidik. Parem ütle mulle, kus said sa selle nõiamärgi oma rinnale? See pole nõiamärk. See pole nõiamärk. Vaid minu ema ehmatas suure tule pärast, kui tema minuga käima peal oli ja rehi põlis. Sellest sündis tulekiri minu rinna peale. Saatan on sind juba sündimisest saadik oma tulerauaga ära märkinud, et oma saagi üles leiaks. Miks sa enam ühtki minu sõna tõeks ei võta, Priidik? Aga ütle mulle, miks sa üles ei järganud, kui ma kotinõelaga sind selle koha peale torkasin? Miks su alu siin tulest ei äratanud? Pööritasin kogu eilse päeva käsikivil, sest jahu uueks leivad jooks oli otsakorral. Sellepärast magasin nõnda sügavasti. Sa oled täis saatana kavaalust. Siis võta kotinõel ja torka mind nüüd. Sa juba nüüd näidata oskad, et sul valus on. Aga ütle parem mulle, naine, kas sa jood öö ajal tallekest ja varsakest ja verd nende samade huultega, millega mehele õhtul suud annad ja kirikust püha sakramenti võtad? Kui sa mind tõega hundiks arvad, küllap pean siis ka hundi tegusid tegema. Ehk olekski mul õigem enne metsas huntide hulgas elada, kui lasta end vee katsumisele viia ja tuleridal tuhaks põletada. Hundisugu kaitseb mind ehk paremini kui sina ja inimeste sugu. Siis mine ja hakka koos oma verejanulise suguseltsiga talekesi murdma ja varssasi kiskuma. Mine! Miks sa mu suust tõtt kuulda ei taha, vaid iga mu sõna valeks paned? Kallis Priidik! Kao mu silmist, sina hundi oor! Saad endale libahundi, mida sa nii väga himustasid. Saad! Ja sellest ajast peale, kui suure mõisa metsavaht Priidik suures vihaos oma naise alulaande huntide seltsi ajas, ei tulnud see enam koju tagasi.
Siis sai ka kõigile nii Pühalipa kihelkonnas kui ka tervel Hiiumaal teada, et Suure mõisa metsavainaisest Aalust oli saanud nõid ning libahunt, kes oma laulatatud mehe juurest laande põgenes, seal huntidega läbikäimises oli ja rahvas hakkas teda sellest ajast peale hundimõrsjaks kutsuma. Nõnda oli nüüd Aalu ehk hundimõrs ja linnu Prii ja kiriku vande all. Nii et igaüks võis teda nagu metslooma taga ajada ning ilm karistamata maha lasta, ehk ka paelaga püüda nagu kiskelajat, sest tema oli ilma nii seaduse kui kiriku kaitsest. Aga esiotsa oli nõnda, nagu oleksid laaned ja sood tema oma kurku neelanud. Ja neil aegadel sündis ka Tempa külanaine Valber, kelle veekatsumine avalikult juba nõiaks ning libahundiks oli tunnistanud. Hakkas kivi kõvalt kinnitama, et köis, mille otsas tema veekatses oli rippunud, liiga lühike olla olnud, nõnda, et tema Haavasoojärve põhja ei võinud minna, ning nõudis seepärast kohtu käest uut veekatsumist. Ja et ükski armuliku majesteedi kuninga emanda Kristiina alamatest riigiülemaid ülekohtuse kohtu pärast ei võiks süüdistada, siis tuli käsk, et Valber Tempa külast uuesti veekatsumisele pidi pandma, et keegi ei võiks öelda, nagu ütles üks naljahammas ning tolman, käisin kohtusaksa juures oma vaevas väga suures ülekohus üpris, vaga istus kohtulaua taga. Ja Valber Tempa külast pandigi uuesti veekatsumisele. Kuid jälle kerkis ta üles veepinnale, sest vesi kui puhas element ei võta siivutumat vastu, vaid heidab enesest välja kõik roojase ning rüvetuma. Edasi talitses aulik kohus armuliku majesteedi kuninga emanda Kristiina kohtuseaduste järgi. Valber naine Tempa külast viidi tuleriidale. Ja nüüd sündis see, mis sündima pidi.
et Valber selles sinatses puhastustules hüüdis mind te põletate, aga kus on Metsava Jaalo, kus on hundimõrs ja kes ühes minuga Jaaniööl libahunti jooksis, üheskoos peame põlema. Jah, üks libahunt on küll patus puhtaks põletanud, aga kus on teine? Kui Jaalu libahundiks muutus, hakkasid loomad kaduma mitte üksines Pühalepas, vaid ka Käinas ja Emmastes. Veel kaugemalgi, Reiski. Kus on Priidik? Sinu endine naine Aalo. Ja selle järel, kui Valber Tempa külast oli tuleriidal nõidusest puhtaks põlenud ja ta hing pääses vabaks saatana võimu alt, algas rahva keskel suur nurisemine ja nõudmine hundimõrsa järele, nõnda et mitmed Hiiumaa valitsejale Jakobust üle Karbiile enesele kaebamas käisid. Ja neile kaebamistele ei tulnud lõppu. Vaid Pühalepa õpetaja Olaus Tunkun pidi viimaks härra piiskop Iheringile enesele Tallinna neist imetabastest ning jõledatest asjadest kirjutama, mis sündisid Hiiumaal saatana ja tema sulaste tahtmisel. Aga sapp ja viha hundimõrse vastu kasvas ikka veel, sedamööda kuidas aeg kulus. Ja ta ei pidanud tabamiselt tõesti mitte armu leidma, olgu tal siis hundi ehk inimese väljanägemine. Aga hundimõrs ja oli ja jäi kaduks, nagu üks vihmapiisk, mis langeb rannatuiskavasse liiva. Ei sinu süüta ohvri talleke sureb küll enne hirmu ja külma kätte, kui libahundi kihvata tükkideks kisuvad. Aina oluvad eemal, aga talleke saledada mägimist ei võta nad kuulmakski. Nagu aimavad või tunnevad eemalt nuusutamisega, et sul õbe kuulrauas. Kes oskab ära arvata nõiduse võimu ja saatana riukaid. Juba kolmas öösin vaadata ja oodata, aga ei miskit. Ehk ta ikkagi tuleb. Valitsin ju libahundi tarbeks tema kõige armsamat talleks, mida ta nii väga hoidis ja hellitas. Selle haledata mägimist ta peab ju ometi kuulma. Kas tõesti minu unenägu, mida ma juba mitu korda olen ühtemoodi näinud, peab tühja tähendama? Mis unenägu see sul siis oli? Mul ega praegillagi silme ees see ebatabane pilt. Jah. Kõndisin mööda metsarada ja korraga märkasin hunti. Ja mida tegid sina? Haarasin oma tuleluku õlalt ja enne kui ma jõudsin selle palge panna, muutus hunt Aaloks. Tappa
tapa sina mind, et mind sellest hirmsa neiduse võimusest päästa. Sa ju tead, et harilik püssi kulliba hundi peale ei hakka. Kuid mul on hõbedane laulatu sõrmus. See on kummuti alumises sahtlis, paremal pool nurgas nartsu sees. Võta see sealt ja sulata sellest oma tuleluku tarbeks hõbekuul, et see mu kehale ja hingele kord igavese rahu annaks. Ja mis sai edasi? Nende sinasti tema sõnade peale ärkasingi üles. Ja kõik ei nõnda selgesti, sõna-sõnalt meelde, nagu oleks see kõik ilmsi sündinud. Ja sellepärast usun mina kindlasti, et ta tuleb oma voonakest murdma. Sest mil kombel ma muidu saaksin tema hinge nõiduse küüsist ära päästa. Ega muul kombel küll mitte. Ja see peab siin minu õuel sündima enne, kui ta kätte saadakse. Ja tema keha ning hing timukatele piinutada ja põletada antakse. Muidu ei saa mu hing iial rahu. Priidik, vaata, ainuvat ongi tallekest kiskumas. Pärast seda, kui Metsavalt Priidik oli õue jooksnud ja oma tuliraua, milles oli hõbekuul hundi peale tühjaks lasknud, leidis ta eest kistud voonakese, kes enam elumärke ei ilmutanud, ja surnud hundi küljeli lume peal lamamas, sest hõbekuul oli läbi tema südame läinud. Ja tema ei matnud seda hunti mitte maha, sest vana käsk ütleb, et libahunti ei tohi maha matta ei pühitsetud ega pühitsemata mulda. Seepärast tema korjas metsast raagusid, pani need tuleriidaks ja põletas selle peal hundi. Ja Metsavaht Priidik ei tundnud enam muret oma naise alu pärast, nagu võiks ta veel tagaajajate ning timukate saagiks langeda. Ja tema uni oli rahulik. Kuidas tahaksin olla sulle hea ja sõnakuulelik naine. Vagune ja usta nagu vesikaane.
süüta. Kas oled uuesti tuhast elavaks lihaks saanud? Tulin vaatama, kuidas sa elad, Priidik. Kas on su särk terve? Kes talitab sul loomad? Kes hoolitseb, et sul soe toit laual oleks? Neid toimetusi käib mul tegemas üks naisterahvas. Aga su kõrtsimku õde. Tead teda küll? Tean küll. Aga voodis oled sa nüüd üksi? Jah. Üksi. Sest tõesti peale kui sa mu metsa kihutasid. Sest ajast peale. See oli vist õige, et sa seda tegid, Priidik. Miks see õige oli?
sa ju tead, kallis Priidik, et kogu Hiiumaa pead nüüd minu peale jahti. Kes tulelukku, kes Vikati, kes Hanguga. Sest nõnda loodavad nad, et pääsmist ei pea minul enam mitte olema. Nad oleks mind nagunii veekatsumisele vedanud ja tuleridal tuhaks põletanud. Jah. Seda nad oleks teinud küll. Nüüd olen ma veel elus ja vaba. Kas sa pead õigeks ka seda, et ma tapsin hõbekooliga hundi, kelle sees sa oma keha ja hingega elasid? Selle jutu peale ei oska ma sulle küll midagi kosta, kallis Priidik. Kas oli tõesti siis päris hunt, kes su kõik paremad tallekese ära kiskus? Hõbekooliga tapsin. Et seesama. Enne põletamist lõikasin selle hundi südamest välja. Valasin selle sinu abielusõrmusest. Nagu sa unenäo ajal käskist mul teha. Kas jätan selle endale? Lubad? Jätab pealegi. Aga hoia ennast, Aalo. Ära muretse midagi, Priidik. Küll mina ennast juba hoida oskan. Mõtle Valbri peale, Aalo. Valber oli rumal ja laskis enese kinni püüda. Mina olen noor ja tugev. Kui Valber tõesti jaaniööl käis libahundiks, küll läheb see siis ka minul korda. Siis olen vaba. Elan Laanes. Vasta mulle tõtt, Aalo. Ma olen alati sulle tõtt vastanud, Priidik. Siis vasta. Kas sa käisid mullu jaaniööl koos Valbriga libahundi jooksmas? Ei ole käinud. Aga kui Valber põletamisele viidi, siis ta hüüdis. Mind te põletate.
Aga kus on hundimõrsia, kelle ma koos libahunti jooksin? Siis ta pidi küll valetama või meelesegaduses olema. Ma ei usu su juttu. Ta vist ongi parem, kui sa ei usu. Keegi ei usu mind. Ka hundid metsas ei usu mind. Olen küll igasuguseid nõiduse tempusid teinud. Olen 3 korda puu juure alt läbi roomanud. Soendi sõnad lugenud. Hundivöö endale niuet ümber sidunud. Aga miskist pole abi olnud. Ikka olen veel inimene. Ma ei usu su juttu, Aelo. Kallis Priidik, ma ei nõuagi seda enam sinu käest. Tulin sind ainult korraks vaatama. Ja lähen jälle oma teed. Tulin ainult sellepärast, et tundsin igatsus su järele. Kas sina ei tundnud, Priidik? Oled ikka veel mulle alatatud mees. Miks ei tohiks ma tulla su kõrvale? Kui tuled. Aga sa pead enne esimest kukelaule ära minema. Siis tuleb ümmarda loobi talitama. Ta ei tohi siit leida. Ma tean. Sul ongi hundivöö niuete ümber. Ma ütlesin sulle. Vaata, sellel on märgitud 12 taevatähekuju. See on kinni pandud hõbedasõle ja 7 haagiga. Väga ilus vöö, kas pole? Jah, on küll. Aga ikkagi ei ole hundid mind veel eneste seltsi vastu võtnud. Ikkagi olen veel inimene. Kallis Priidik. Aga hundivöö, see nõiavöö. Võta niuet ümbert ära. Priidik! Sa pead ennast voodisse ära peitma. Priidik! Priidik, tee uks lahti! Mis on? See olen mina, Kõrtsmik! Mis viga? Tee uks lahti! Võta püss ja tule! Hundimõrset on nähtud! Mis see on? Sa ise nägid, kui ma ta hõbekuuliga tapsin. See oli tavaline hunt, mille sa peale oma hõbekuuli ära raiskasid. Mitu teist silmapaari on teda õhtuhämaruses näinud ja äragi tundnud. Eksimist ei saa olla. Rahvas väljas ootab. Nii et
võta oma püss ja tule, lähme. Hundimõrse tuleb enne kinni püüda, kui ta saab mõne looma jälle ära kiskuda. Jäta kõrsmik. Ööl pimedas ma ei hakka mingisugust hundijahti korraldama. Saad rahvas koju. Igaüks lase vaadaku, et talli ja laudauks oleks hoolikalt kinni pandud. Ja hommikul vare valge ajaks las kogunevad kõrtsi juurde. Hea küll. Siis hommikul vara valge ajal. Vara valge ajal. Viinakuu ööst, millal viimati hundimõrsjat nähti, oli kulunud täis 9 kuud ja kevade ning selle järel taas suvi kordamööda Hiiumaale tulnud. Siis juhtus, et ümmardaja, kes sauna juures talitas, tasast oigamist värava taga kuulis. Pelgan pattu ning löödust. Kristuse nimel heida armu. Aita sauna. Nad on mul kannul. Aita Kristuse pärast. Sest minul on tõesti väga suur vaevihus.
kombel sai Aalo, Suure mõisa metsavahi Priidiku laulatatud naine, libahunt ja hundimõrraseja, ühes oma sündinud lapsega sauna põlemises tule surma. Et nõnda liha saaks tulekuumuse läbi ära puhastatud nõidusest ja kurjast vaimust. Ja kõik see, mis on kirjutatud nende lehtede peale, on tõeks tunnistatud metsavaht Priidiku sauna põlemisel ja tema naise Aalo surma üle Pühalepas anno 1650. Hoidkem siis kõik ennast nõiduse eest, mis on üks hirmus ja jõle asi, mis inimese sugu üpris kiusab ja vaevab. Metsavaht Priidik aga hoidis sest ajast inimestest eemale ja elas rahus ja üksinduses. Tulin sind ainult korraks vaatama.